Räigelt julm kuritegu, mis pandi 2 noorme poolt toime eelmise aasta 25. augusti öösel Pärnumaal Tori vallas Tammiste endises suvilate rajoonis on kohe kindlasti näide sellest, milleni võib viia soov ennast tõestada ja kuulsust koguda. Sellele omakorda andis tuure juurde narkootikumid ja alkohol. 2 alaealist noormest tapsid väga räigelt, pekstes 59-aastase Hugo tema elukohas, tees sellest kõigest videoid ja postitades neid hiljem sotsiaalmeedia Snapchat keskkonda. Nende endi sõnade kohaselt, et teda alandada. Kuna noormehed on täna vastavalt 17 ja 16 aastat vanad, siis nende nime ega nägu ei saa avaldada. Täna tegi Pärnu maakohus selles kriminaalasjas otsuse. Süüdi tunnistada alaealine karistusseadustik paragrahv 114 lõike 1 punkt 1 järgi ning mõista talle karistuseks 9 aastat ja 6 kuud vangistust. Süüdi tunnistada alaealine karistusseadustik paragrahv 114 lõike 1 punkt 1 järgi ning mõista talle karistuseks 9 aastat ja 6 kuud vangistust. Uurimisel selgus, et üks noormeestest oli varem Tammistes elanud ja Hugo oli talle tuttav. Samuti oli selle teo toimepanemise järel ühel noormehel soov see kõik politseile ära rääkida, kuid teine seda ei pooldanud. Kuna karistused olid võrdsed, kas joonistub siin välja kellegi liidri roll? Kohus täna suuliselt otsust kommenteerides ka ütles, et tegelikult karistuse mõttes ei ole mitte mingisugust vahet, kas sa oled eestvedaja või järgijooksik. No selle otsuse taustal tuleb kindlasti edasi küsida, kas see kaevatakse ka edasi nii prokuröri kui ka kaitsjate poolt. Ei jäänud küll muljet, et oleks advokaadil millegi peale toetab. No päris nii öelda ei saa, sellepärast et kindlasti kohtuotsus on pikem kui 3 lehekülge. Täna me kuulsime 3 lehekülge. Te olete rääkinud kohtus sellest, et nad on liiga noored, neile tuleb anda võimalus, et nende elud läheksid edasi normaalselt. Te jääte selle juurde? Ja, no kindlasti. Jääme küll. Ikka. Prokurör ise kohtuvaidluste ajal aga taotles maksimumkaristust, mis oleks selle paragrahvi alusel 10 aastat reaalset vangistust. Täna määratud karistus oli mõne kuu võrra väiksem. Et esiteks tuleb loomulikult tutvuda kohtu põhjendustega ja vaadata ka laiemas plaanis tulevikule mõeldes, et kas siin on midagi sellist, mida kohus oleks saanud võib-olla teisiti põhjendada. Hetkel ma seda alust kuidagi ei näe, suhtlesin põgusalt pärast otsuse kuulmist ka kannatanu lähedastega, kes esimese hinnanguna samuti on selle otsusega rahul.